sünnipäev on ikka toas ju. Et siin vihma käes, mis te siin teete? Me tegelikult ootame veel ühte autot. Ühte autot? Jah, Silver tuleb BMW-ga. Oho, no aga toas saab ju ka oodata, et parkla on siin olemas ja küll ta ikka jõuab. No auto tasub ootamist. On alles külalised. Kus need on siis? Külalised. No nad jõudsid tegelikult, aga ma ei tea, nad ootavad õues Silverit. Silveril on uus auto ja ma ei tea, nad on väga vaimus, sest tahavad ikka Silveri autot näha, et mitte ei tule meil sünnipäeva. Mis auto siis? BMW. Mis asja? Naine on ka autopede. Silver tuleb BMW-ga või? Tervist! Tulite sünnipäevale, jah? Sa võidule viin? Ma muidugi viin, aga ma ei tea, ma vist arvan, et see sünnipäeva külaline muutub kärsituks, kui me ei lähe teda tervitama. Mul ammune sõber olnud lasteaegadest. Ma muidugi viin sõidule, absoluutselt, ma saan aru, see on palju olulisem kui see sünnipäev. Aga okei, ma ei tea, käime korra toas ära, viskan talle viieka ja... Sul on nii lähe auto. Ma tean, see on nagu... Noh, jõudsite ka? Kuule, tšau, Gabriel. Kuule, näed, ma ei ole sind unustanud. Võta viiekas. Mäletad, käisime 2015 plaasas. Ma ei maksnud sulle tagasi. No nüüd on tehtud. No, aitäh sulle. Ja. Kuulge, et te tahtsite mu auto kohta küsida. Küsige, ma räägin kõike. No on mingid küsimusi. Ma tean, see on nagu jõle paelme teema. 0-100, kui kaua läheb? Kiiremini kui... Silver, kas me oleme varem kohtunud? Ei tule küll ette. Ma ei tea, see on küll natuke kahtlane. Aga sul on nii äge auto. Sa pead elama mingit uhket elu. Sul on täiesti õigus. Ma elangi väga uhket elu. Tegelikult ma elan Haabnemes. Mul on 3 korrust. Mul on mullivann, mul on sisebassein, mul on välibassein. Mul on kõik, mida ilm oskab ihaldada. Ma olen lihtsalt jõudnud oma elu tippu, ma arvan. Aga viiekaga ootasid küll mingi 10 aastat, et ma tagasi maksta nii uhke elu juures. Aga sellel on sümboolne väärtus. Haabneemel elades ma õpingi selliseid sümboolseid asju tegema. 10 aastat tagasi käisime kinos, nüüd maksin tagasi, mul oli see meeles. Vaata, see on nagu siuke deep meaning on sellel. No sa ei saa sellest lihtsalt aru praegu. Ole praegu siin nagu täitsa rahulikult. Mul on nagu näed, inimestele läheb minu elu siin ikkagi väga huvitavalt korda. Sinust, me teame sinust kõike. Päriselt ka elad nii hästi. Mulle päriselt ka, sa peaks seda nägema. Aed on mul 5000 ruutu, 7000 ruutu, seal on nagu kõik jõle väga. Kuule, mis tööd sa ise teed? No ma olen kohtutäitur, sellepärast ma uurisin, et ma tean siukseid vendasid ka, kes räägivad suuri pudrumägesid kokku, aga sa tundud siuke aus venda. Valetamine on nii madal, ma ei valetaks elu sees mitte midagi, eriti minu isikliku asjade kohta, minu isikliku elu kohta. Muidugi tore, et selliste inimestega kokku puutud, aga mina nende hulka küll ei kuulu. No, ma usun sind. Ei no ees põhimõtteliselt ma mõtlesingi, et ma võiks ju võtta selle V8 mootori. Aga ma ei tea ikka, ma mõtlen see keskkonna hoida, see on praegu nagu aktuaalsed teemad. Kuulge, sul võib ju BMW olla, aga vaadake seda hobujõudu. Kuule, sul on mingi üks hobujõud seal. Ma ei tea, kui sedagi, see on nagu pool hobujõudu. Mul on BEM, mul on 340 hobust kapoti all. Saa nüüd aru, ära sega meid. Mul on jutud on nii pooleli praegu, ma olen inimestega jutusoonel kõike. Ma ei tea üldse, miks sa siin oled. Sünnipäev või? Okei. No kuule, no vahva, no kuule, ma andsin sulle ju selle üle. Head sõbrad mul küll. Ega, teate, ma arvan, et tänaseks on pidu läbi kah. Mis mõttes läbi pole? Ma olen just praegu hakkasin rääkima. Mine kutsu kuskile Haabneeme või kus iganes sa elad.
mine võta, tee omaenda pidu. ma lähengi tead, kuule, mul on seal korruseid rohkem, kui siin on, ma ei tea. Teile ei meeldi hobused, mulle ei meeldi autod ja ongi nii noh. Mina ei tule su sünnipäeval enam. Mina olen täna nii... Ma olen nii palju pingutanud täna sinu sünnipäeva nimel. Noh, ega Bemmiga ikka maad ei künna. Sina oled minu parim sõber isegi, kui teised sõbrad minuga nii tegid. I can feel it. Girl, pick up your phone, I can't believe it. I can feel my spirit slowly leaving. I can see myself and I'm not breathing. I'm not breathing. Slowly bleeding. I wish that I told you all my feelings. I hope that I live life for a reason. But at least you play a song. Jah, mis te helistate mulle loomakaitsest? Mis mõttes, et naabrite sõnul saab mu kass piisavalt vähe, ei saa piisavalt süüa? Ta saab 2 korda kuus süüa, see on enam kui küll. Ma ei saa aru, mis mõttes. Kuulge, tulge siia, vaadake ise siis. Mul on siin kõik jumalikud tingimused loomale. Pealegi, kas te teate üldse, Wikipedias on kirjas, et pärsia kassi keskmine eluiga on 12–13 aastat. Tema on aga 15 aastat vana. Mis see omakorda tähendab? See tähendab seda, et minu leping on ammu lõppenud selle kassiga, tähtaeg on ületatud. Te peaksite ise mulle nende aastate eest maksma. Mis mõttes, pani ära. Loomakaitse või asi. Mul ei ole süüa, Kämbri, sa saad aru, kõik läheb auto peal ära. Neid makarone ma olen ka siin, jumal, söönud ja söönud ja söönud. Tead, sa võid ära põgeneda. Äkki sa kohtad mingi parem tulevik. Jumal küll. Miks ma pean nii palju kannatama ühe auto nimel? Jeesus. Kes see on küll? Tšau. Jaa, tšau, kellega ma räägin? Mina olen Eret. Me kohtusime Gabrieli sünnipäeval. Ma enda tõsuks seda. Jaa, kuule, väga tore, et sa mulle helistad. Ma tahtsingi sulle öelda, et sa jätsid väga hea mulje endast. Väga tore, ma ei julge... No räägi. Sina jätsid mulle ka väga toreda mulje endast. Ma tahtsin küsida, et kas võiks mingi hetk kokku saada, näiteks sinu pool. Kuule, ma saan aru, miks sa seda tahad. Ma elan ikkagi väga jõledalt ägedas. Siin Aabneemes, siin on, no mõtlen mitu korrust, mullivann, kõik saunad, asjad, aga tead, vaata, kui me esimest korda kohtuksime siin, siis see kõik on niivõrd meeletu, niivõrd ahvatlev, jalust rabav, kogu see kõik interjöör siin, et ma arvan, et me võime hakata teha mingeid vallatusi ja võime kaadata, ütleme, sellise nagu väärikuse, nii et parem on, ma arvan, kui me kohtume suga mingis neutraalses kohas, küll sa jõuad seda minu uhket äärberit näha. Et ma ei tea, kuule, ma ei tea, äkki läheks kinno, ma ei tea, Coca-Cola Plazasse mingi hetk. Jah, see on väga super, sobib. Jaa. Mõni teine kord siis sinu pool, aga praegult... Jaa, praegult, ma ei tea, tead, ma tulen sulle homme järele. Ma helistan sulle täpselt, et kus kokku saada. See on, ma jään seda ootama. Jah, ole tubli. Jaa, tšau. Every time I hit the road, it takes a little piece of me, kills me slowly. When I needed you the most, you always gave me sympathy. Now you're over me. Know you're better on your own, it ain't a fucking mystery. You've been showing me. Now I've been burning up my home, baby. I've been burning up my home, and I hope you go for me like I go for you every night for you. Take it easy on me, baby, 'cause I try with you. Miks me Lasnamäel sõidame?
Kuule, see on seepärast, ma ei saa seal Kakumäel sõita, kõik tunnevad mind kohe ära, nad tahavad kohe muga rääkida. Kakumäel? Sa pidid Haapneemis elama? Jaa, ma elangi Haapneemis, ma elan Haapneemis lihtsalt Kakumäe tänaval. Vaata, sa ei tea, see on nagu Beverly Hillsis on ka siuksed neighborhood gate'id, seal on nagu avaliku elu, kõrgete avaliku elu tegelaste piirkonnad, ega sa ei pruugi sellest tänavast midagi teada. Ma mõtlesin, et ma ei tea, sõidaks natukene siin Lasnamäel, las need inimesed vaatavad, et kui nemad ka veel 60-70 aastat tööd rabavad, no võib-olla nad suudavad ka selle auto veelgi endale lubada siis lõpuks. Selge. Mis filmi me vaatama lähme? Kuule, tead, mis sellest filmist räägime mootorist 3-liitrine rida 6 turbobensiin. Miks sa keerutad? Mida ma keerutan? Ma räägin sulle mootorist. Ma tahtsin teada, ma küsisin küsimuse, mis filmi me vaatama lähme? Jaa, aga ma räägin sulle 340 hobujõust, tüdrukutele meeldib selline. Jah, aga mulle meeldiks teada, mis filmi me vaatama lähme. See pole oluline, läheme, mida me lähme mis filmi me vaatama lähme? 8. seeria Bemmiga sõidame. Mis filmi me vaatame? Miks sa ei vasta mulle? Kuule, räägime autost, räägime 8. Ma ei taha autost rääkida, mis filmi me vaatama lähme? Mis filmi? Kuule, sa oled liiga, sa oled natuke tüütud. Ära. Lase maha mind siin. Lase kohe, mis asja? Hoidja vend. Mis asja, kurat? Okei, ma lasen siit kohe maha, sest ma ongi nagu mingi, ei ole mingi, ma ei saa aru, mida nagu veidi kuulata ka on ju seda, mida on ju kuulata, ma küsisin sult küsimuse, sa hakkad keerutama täiesti kui X juttu. Sa ei jõua elus mitte kuskile, kui sa ei kuula, mida selline, kui ma pühendan sulle oma aega, mina võin sulle pühendada oma aega, kui ma tahan rääkida natukene. Tahad rääkida, sa terve kuradi õhtu oma fucking autost rääkinud. Jah, kuule, panengi sind siin maha. Jah, väga hea. Kuule, mul on ka fucking küsimus. Kuule, mul on ka teisi siin ja seal nagu Peeter Paialaulis. Väga tore. Nägemist. Ilusat elu. Kuule, ma mõtlesin, et selle autoga ma võiks kõik, mis iba suust välja ja kõik tüdrukud on nagu... Hope you cry for me like I cry for you every night for you. Take it easy on me, baby, cause I tried with you. Saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me like I cry for you every night for you. I've been living with this lie, now I can't hide the truth. I can't hide the truth. Girl, I cry for you. Girl, I cry for you. Yeah, I can't see clear. I wash my face with whiskey tears. Elul polegi viga. Tegin unes, et ma elan Lasnamäel. Eret, kas sa oled üleval juba? Jaa, kallis. Aga kus meie lapsed on? Meil ei ole lapsi. Me kasutasime kondoomi. Aina paremaks läheb. Tead, Regi kolis Lasnamäele. Ei või olla. Ja siis me võime tema küll sõbralistest maha võtta. Sa ju tead, meil on raudne reegel, me ei suhtle kellegiga, kes elavad Lasnamäele. Sest oli juba muidugi juba natukene kummaline, elades Mustamäel on väike tee minna. Jumal tänatud, et meie elu siin sinuga pole unenägu. Meie oleme päriselt paar ja kõik on nii, nagu vähegi olla saab. 8. seeria BMW on ukse ees. Gabriel on meil aednik. No muidugi aednik võiks olla keegi teine, keegi natukene, ütleme, professionaalsem. Aga noh, arenguruumi peab alati olema. Jah, kallis. Oh, Gabriel, kuuled või? Sul on siit poolt täiesti pügamata ju, sa ei näe või? Minu nimi ei ole Gabriel, minu nimi on Pamphaljas Vimpel. Kurat, võtaks, et see aednik peab nõdrameelne veel olema, ei saa talle midagi ette heita. See ei ole päris, mitte miskit ei ole päris. Mis mõttes ei ole päris? Mina olen selle maja omanik, sina oled minu aednik, Eret on minu elukaaslane, kõik on täiesti päris. See on lihtsalt üks suur eksimus ja unenägu. Käsi, kui see oleks eksimus, siis mida see pagana värviliste kott mul käest teeb? Mida see maal minu käest teeb? See ei saa ju olla ometi unenägu. Ajas pööstas ruttu lõpuni, nii kaua kui minu unenägu kestab. Ruttu ja tei kiiremini ja minu auto ka rohkem siia poole, et ma seda ilusamini näeksin. Ärka ülesse. Maa kutsub. Keegi on su ukse taga. Mida? Jeesus.
issand, mis asja see oli, kui kõik uni öö. Ma olen ikka siin kurat küll. Nii pole eeltingimustele vastu. Mida ma ärkan üldse, võiks ju magada veel. Kurat küll, kas need makaronid enam hommikul ei kõlba, ei. 10 tundi tagasi võitud täitsa kurat. Kõlbelised. Mis asja, kes see on? Jah? tervist. Kohtud. Silver, sina. Ma tulin vara arestima. Ma ei tea, kuule, äkki sa eksisid aadressiga, see on mul sõbra mingi kämping, ta lihtsalt tahtis, et ma nagu ka korra tunneksin tema. Oot, mees, sa oled valetanud. Lasnamäe 82, korter 2. Õiges kohas. Kuule, aga miks sa tuled? Mul on kõik asjad ju makstud ju. No aga võlad. Sul on võlad. Ja nüüd on vara arestida. Midagi ei ole teha. Kuule, ma maksan. Ma luban. Mul on palgapäev 29 päeva pärast. Ole inimene, oota ära. Sa pidid juba 29 päeva tagasi maksma oma võlad ära. Enam kahjuks ei ole kuhugi põgeneda. Võta see kuradi Jurgas. Sa võid selle võtta. Ära ainult minu autot võta. No ei. Kõigepealt läheb auto ja siis vaatame teised asjad. No jah, eks iga muinasjutt saab ükskord läbi. Palun ulata võtmed. Aeg on tulnud.